Tegemist ei ole traditsionaalse kestvussõiduga, vaid nimetada quadimaailmas Le Mansi kestvussõiduga, et mis on need põhilised erinevused? No erinevused on nii palju, et ütleme seda võistlust on siis hakatud korraldama. Esimene kord korraldati seda 87. aastal, nüüd see aasta tuleb siis ta 27. kord, eks ole. Kokku käib seal umbes aastate jooksul erinevaid maid 30. Ameerikast kuni Araabia Ühendemiraatideni. Ühel aastal olid nad kohal, kus nad rentisid endale siis tsikli ja tiimi. Nende suureks üllatuseks oli see, et nad polnud elus näinud, et maapinnas on olemas ka kõvemaid asju kui liiv. Et nad mõtlesid, et see on asfaldisõit, et nende jaoks oli täitsa asfalt. Ja selle aja jooksul on Ameerika mandrimehed võitnud 8 korda. Et igal aastal on see nimekiri seal väga pikk ja tugevate sõitjatega esindatud. Et nendel on nagu omapoolne traditsioon on seal, et nad lasevad sinna peale 120 tiimi siis. Ja tiimis võib siis osaleda 2 kuni 3 võidusõitjat. Et esimene kord, kui me läksime sinna Hendri Mündiga, siis me mõtlesime, et me sõidame 2 seda ja vaatasime stardilisti, et kõik Prantsusmaad ja Itaalia ja USA mehed, et kõik sõidavad 3. Siis me mõtlesime, et huvitav, millest see võiks olla tingitud, et nad 3 sõidavad, me 2. Et siis me mõtlesime seal tee peal, pika tee peal, kui me sõitsime sinna, meil on sinna 2800 kilomeetrit maad ja mõtlesime, et huvitav, miks see võiks olla, siis mõtlesime, et äkki võib-olla selleks, et nad valmistuvad kõik selleks võidusõiduks hoolega ja selleks tehakse ettevalmistusi aastate pikkune kogemus on selleks, et kuidas seda võidusõitu sõita ja kuidas seda hästi lõpetada. Me olime kindlad, et ostetakse sisse ühte tiimi 3 meest, et oleks auhinna fond oleks neil parem ja nad saaksid üldvõidu peale, oleks vähem tiime, kes pretendeeriks. Aga kahjuks, kui me sõitsime olime ära sõitnud 2 tundi, siis meil selgus suur tõde, et 2 seda sõita kahjuks ei ole enam. Ta on võimalik, aga see on väga-väga raske. Ja kui kohale me rääkisime seal ühe ajakirjanikuga, kes on siis esimesest võitlusest peale, oli käinud neid võidusõitu vaatamas, siis ta ütles, et see ajapikku, see 25 aasta jooksul siis, kui ma käisin seal 2 aastat tagasi, ütles, et see on meeletult muutunud. Kui esimesed korrad tuldi kohale, vaadati siklid üle, prooviti, et saaks 12 tundi kuidagi läbi, aga nüüd tänapäeval ei anta enam armu ei ühtegi minutit. Ja see just sellega sõidetakse 3. Kindlasti on küsimus, et kas sõidetakse 12 tundi jutti või on see kuidagi jagatud? Ja see on jagatud etappideks, et see võistlus see kestab 3 päeva. See esimesel päeval on tehniline, siis vaadatakse üle meeskonna siis ettevalmistatud tsikkel, mootorrattas, eks ole, siis kõik turvavarustused, seal on eraldi turvavarustused nõutud ja ka õhtul on siis linnas, kus linnas on üks 10 kuni 15 000 elanikku, on suur võistkondade tutvustamine. Seal osaleb siis inimesi kuskil 100 000 ringis. Teisel päeval algab siis kell 12 algab ajasõidud, treeningsõidud, need kestavad 2 tundi. Siis selle aja jooksul peab tiim sõitma, sõidetakse välja siis kiiremat ringi. Ja kiirem ring on vaja sellepärast sõita, et saada kõikidele 3 stardisessiooniks siis endale parim stardil lähetuskoht. Ja see lõpeb kell 2, kell 3 hakkab võidusõit. Kell 3 hakkab võidusõit, kestab 3 tundi, lõpeb kell 6, siis on 2 tundi pausi. Kell 8 hakkab uus võidusõit, mis on nagu meie jaoks kõige raskem, kuna see kell 8 on seal veel valge ja 8:30 loojub päike, kus see tähendab seda, et 4 tundi kella 1-ni toimub sõit pimedas, mida kuskil ei ole meil Eestis kuskil mitte ühtegi võidusõitu olnud, kus me saaks pimedas nagu sõita. Ja järgmine päev, siis kell 12 algab uus start, 3. start, mis lõpeb kell 4. Ja kõik stardid siis, nagu ma rääkisin, hakkavad nende ajasõitude järgi, pannakse siklid ritta, 1., 2., 3. kuni 120 ja sikliteni joostakse seal üks 30 meetrit. Ja siklid ei ole siis meie arvamuspäraselt stardis nagu sellise rajaga risti, vaid on paralleelselt. Et esimene, kes saab käima, saab esimesena, seal võib ka keskelt käima, et kes millal käima saab, sa pead veel käivitama seal ja siis antakse start. Et
kogu selle võidusõidu füüsilist teebki raskeks just see, et sul kõik need tsüklid algavad uue stardiga, mis tähendab seda, et kõik mehed on puhanud, seal võib mehi vahetada, kes alustab, kes lõpetab, selle ei ole määratud. Määratud on ainult see, et üks liige meeskonnas ei tohi rohkem sõita kui tund aega järjest. Et meil on olnud, me oleme sõitnud seal kuskil 45–50 minutit järjest, et me ei olegi seda tundi nagu püüdnud. Aga kes teil siis nimetatud sprinter on? No, mina olen 2 korda käinud ja iga kord on öeldud, et mul on neid kogemusi või väidetakse, et on rohkem, et ma olen alati pidanud startima. Aga tänavu, mis on Eesti koondise strateegia? Letukest tänu strateegiale võidu tõite? No jah, seal ma alustasin ka startidega ja seal meil ta tõi võidu. Et eks me läheme sinna, meil on veel sinna pikk maa minna, et eks me seal mõtleme, et kuidas, mis, et 2 aastat tagasi, kui me sõitsime, siis meil oli seal, tuli väga suur äiksevihm ja siis me tegime kiired vahetusi, siis mul meeskonnakaaslased arvasid, et mina peaks sõitma mudaga. Ma ei oska öelda, kuidas meil see aasta otsustatakse seda, et kui meeskond arvab, et ma pean startima, miks ma stardin.